Iraani endine kõrgeim juht Ayatollah Khamenei on surnud. Moskva toetus Teheranile 2 aastat tugevalt. Kui Venemaal nappis rakette, ilmusid Iraani droonid. Lääne sanktsioonide karmistudes aitasid Iraani võrgustikud raha ja nafta liigutamist. Kui Washington üritas Kremlit isoleerida, toetas Teheran seda. See partnerlus polnud sümboolne, vaid praktiline. See loodi sõjaks. Ja olgem ausad, see oli natuke nagu sul oleks sõber, kes alati paari kakluses su seljatagust kaitseb. Sellel sõbral on droonid. Ühel ööl vundament vappus. 28. veebruaril 2026 korraldasid Ameerika Ühendriigid ja Iisrael koordineeritud rünnakuid, mis purustasid olulised Iraani sõjalised objektid. Mõne tunni jooksul kinnitas Trump, et Iraani kõrgeim juht Ayatollah Ali Khamenei oli tapetud. See rünnak ei olnud mitte ainult surmav löök Iraani tegevusele, vaid ka Venemaa tiibade kärpimine. Iraan ei olnud lihtsalt sõbralik valitsus. See oli varustusahel. See oli rahaline tagakanal ja strateegiline tugipunkt Lähis-Idas, mida Venemaa hädasti vajas. Nüüd see ankur triivib. Venemaa päevad sellisel kujul, nagu me neid teame, paistavad olevat loetud. Kui homme Iisrael, kas USA abiga või ilma, lihtsalt tapab Khamenei, milline oleks teie reaktsioon ja Venemaa reaktsioon? Ma loodan, et see on parim viis teie küsimusele vastata. Ma ei soovi isegi sellist võimalust arutada. Ma ei taha seda. 2025. aasta juunis Peterburi majandusfoorumil sattus Vladimir Putin keerulisse olukorda. Mida teeks Venemaa, kui Iraani kõrgeim juht Ali Khamenei mõrvataks näiteks Iisraeli või USA poolt? Vladimir Putin ei kõhelnud. Ta tõrjus küsimuse kiiresti ega tahtnud seda arutada. See polnud uhkus, vaid ettevaatus, sest Moskva nägi juba Teheranis pragusid. Iisrael ründas Iraani sihtmärke alates 2017. aastast üle 1000 korra. Mitte vaid mõnel korral, vaid 100 kordi. 2020. aastal tappis USA Iraani mõjuka tegelase Qasem Soleimani, näidates, et suudab tungida režiimi siseringi. Iraanis kasvas surve. Khamenei oli 86 ja halva tervisega. Küsimus tema asendaja kohta polnud enam teoreetiline. Inflatsioon püsis umbes 40% juures. Mõnes provintsis kasvasid toiduhinnad veel kiiremini. Protestid puhkesid ikka ja jälle, siis vaibusid, siis puhkesid uuesti. Venemaa jälgis seda. Veel olulisem, Venemaa mõistis, et ei suuda midagi kontrollida. 2026. aasta veebruari lõpus sai teoks stsenaarium, millest Putin vaikis. USA ja Iisraeli löögid tabasid Teheraani operatsiooni eepiline raevajal. Khamenei hukkus pere ja juhtkonna kõrgete tegelastega. Kummalisel kombel Moskva ei reageerinud kohe. Odati terve päev. Kui Putin lõpuks sõna võttis, valis ta sõnu hoolikalt. Kirjas Iraani presidendile nimetas ta tapmist küüniliseks moraali ja õigusnormide rikkumiseks. Ta avaldas kaastunnet ja kiitis Khameneit kui partnerit, kes aitas luua tõelise strateegilise sideme Moskva ja Teherani vahel. Sõnad olid tugevad, teod aga mitte. Pole vägede liikumist, erakorralisi paigutusi, ootamatuid jõukogumisi ega kaitsekoalitsiooni katseid, vaid ainult sõnad. See reaktsioon järgib selget mustrit. Kui Muammar Gaddafi 2011. aastal kukutati, protestis Venemaa, kuid jäi kõrvale. Kui Saddam Hussein 2006. aastal hukati, oli Moskva pahane, kuid ei tegutsenud. Isegi kui Bashar al-Assad kaotas 2024. aastal pärast aastaid kestnud Venemaa toetust võimu, ei järgnenud mingit dramaatilist päästmist. Retoorika on julge, kuid tegutsemine sõltub hinnast. Iraaniga on kaalul rohkem. Pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi Ukrainasse kehtestas lääs karmid sanktsioonid. Vene pangad lõigati ära globaalsest finantssüsteemist, tehnoloogia import kuivas kokku ja Euroopa vähendas Vene energiakasutust üle 80%. Majandussokk oli tõeline ja sügav. Just siis sai Teheranist rohkem kui lihtsalt partner. Sellest sai eluliselt vajalik hingamisruum. Iraanil oli aastakümnete pikkune kogemus sanktsioonide all ellujäämisel. Nad teadsid, kuidas hallata varilaevastike nafta vedamiseks. Nad teadsid, kuidas kasutada tagakanalite panku. Iraan kaubeles juba ammu väljaspool dollarit. Moskvale oli see ellujäämine, mitte teooria. Suhted tihenesid, kaubavahetus ulatus miljarditesse ja energiakoostöö kasvas. Tuumaenergiaprojektid liikusid edasi ning rahvusvaheline Põhja-Lõuna transpordikoridor sai tõelise hoo sisse, ühendades Venemaa Iraani kaudu Indiaga ja vähendades oluliselt transpordiaega võrreldes Suessi kanali kaudu kulgevate marsruutidega. See tähendas paralleelsüsteemide loomist, uute kaubateede rajamist ja viiside leidmist raha ning kaupade liigutamiseks, kui lääs püüdis ust sulgeda. Seepärast tundub see hetk teistsugune.
kui Iraani režiim peaks nüüd segase võimuvahetuse käigus vääratama, majandus endiselt habras ja välissurve kasvamas, ei kaota Venemaa lihtsalt diplomaatilist partnerit. Ta kaotab osava kõrvaltee leidja, riigi, kes õpetas ellu jääma piiramisrõngas. Kõned võivad jääda trotslikuks ja hukkamõistud jätkuda, kuid tegelikult on arvutus lihtne. Teheraan on Moskvale tähtis ellujäämiseks, mitte ideoloogia tõttu. Iraan on sanktsioonidest lämbuvas maailmas justkui hapnik. Ilma selleta nõrgeneb Venemaa suutlikkus surve all tegutseda. Seetõttu viitavad Moskva ettevaatlikkus ja vaoshoitus samale tõele. Iraan on asendamatu. See partnerlus ulatus lahinguväljale endale. Teheran ei pakkunud Moskvale ainult rahalist hingamisruumi, vaid ka sõjalist jõudu droonide näol. Pidev Iraani Shahidi droonide varustamine sai Venemaa õhukampaania keskseks osaks Ukrainas. Neid toodeti odavalt, nad olid mürarikkad ja tsiviilisikud ei saanud neid eirata. Venemaa kasutas neid parvedena, saates laine järel, et kurnata Ukraina õhutõrjet ja hoida pidevat survet linnadele ning taristule. Soja alguses tugines Moskva tugevalt Iraani disainile, komponentidele ja teadmistele. Hiljem suurendati tootmist Venemaal, kusjuures suured tootmisliinid asusid näiteks Tatarstanis. Kuid alus, tehnoloogia, oskusteave ja plaan tulid kõik otse Teheranist. Nüüd, kui Iraan laguneb, tabab see reaalsus Venemaa droonisõda kõige valusamasse kohta. Shahidi droonid vajasid pidevalt Iraani varuosi, inseenere ja tehnilist tuge. Kui tehased on ebastabiilsed, tarneahelad katkenud ja piiriülesed võrgustikud nõrgenevad, murdub selgroog. Venemaa suudab veel droone kodumaal toota, kuid ilma Teherani abita väheneb nii kogus kui ka kvaliteet. Teisest küljest saab Ukraina järjest rohkem juurdepääsu arenenumatele lääne droonidele ja kihilistele kaitsesüsteemidele. See jätab Moskva ohtliku olukorda. See on panustanud massile, et kompenseerida kehvemat tehnoloogiat, ujutades taeva üle, et Ukraina kaitset hajutada. Kui Iraani kokkuvarisemine katkestab selle varustuse, kaotab Venemaa ainsa taktika, mis võimaldas tal pidevat survet avaldada. Tulemuseks on vähem drooniparvi, väiksem hirmutamine linnade kohal ja kahanev võime Ukraina kaitset kurnata. Sõjas, kus Venemaa on droonitehnoloogias juba maas, ei tähenda Iraani kaotus, vaid tarnija kadumist. See võtab Moskvalt ühe vähestest vahenditest lahinguvälja tasakaalustamiseks. Kui Putin leinab Khameneid, leinab ta nii inimest kui ka režiimi tarnitud droone. Lugu liigub relvadelt vähem nähtavale, kuid sama tähtsale. Iraan ei tarninud ainult droone. See andis Moskvale ka ellujäämisjuhendi sanktsioonide jaoks. Teheraan õpetas Venemaale, kuidas keeruliste laevandusahelatega jätkata naftaeksporti, vältida teiseseid sanktsioone ja kasutada halli tsooni pangakanaleid. Pole puhas ega lihtne, aga toimib. Raskete sanktsioonide all hoiab just see lahendus tuled põlemas. Probleem on nüüd selles, et Iraani destabiliseerimisega rebitakse see käsiraamat tükkideks. Need kanalid, mis kunagi andsid Venemaale hingamisruumi, on nüüd palju raskemini hoitavad. Kui need lagunevad, jääb Moskvaga vähe partnereid ja iga uks muutub oluliseks. Risk kasvab, eksimisruum väheneb. Majanduslik mõju on veelgi suurem. Venemaa on Iraani projektidesse miljardeid investeerinud. Põhja-lõuna transpordikoridor pidi olema nurgakivi, ühendades raudteed Kaukaasia ja Iraani sadamate kaudu Indiaga. Lisaks sellele oli $25 miljardi suurune leping 4 tuumareaktori ehitamiseks Lõuna-Iraanis. Energiakoostöö nafta- ja gaasialal kasvas kiiresti, pakkudes Moskvale uusi väljundeid Euroopa eemaldumise ajal. Kui Teheranist tuleb võimule läänele suunatud valitsus, võivad lepingud takerduda. Need võidakse külmutada, ümber vaadata või tühistada. Juurdepääs sadamatele ja energiaprojektidele võib väheneda, mis pole lihtsalt äriline tagasilöök, vaid nagu vundamendi kaotus enne tormi. Need on Venemaa plaani tugisambad Euraasia majandussüsteemi loomiseks, mis välistab Euroopa. Kui üks sammas kaob, võib kogu süsteem kokku kukkuda. Iraan on Moskva jaoks vundamendi osa, mitte kõrvalpartner. Kui vundament mureneb, muutub Venemaa strateegia sanktsioonide ja isolatsiooni üleelamiseks ohtlikult hapraks. Vaatame nüüd laiemat pilti. Venemaa on aastaid edendanud ideed maailmast, kus Ameerika ülekaal hajub ja piirkondlikud suurriigid loovad omaenda mõjusfäärid. Iraan oli Moskva tugev tugi Lähis-Idas. Kui Teheran laguneb või kaldub lääne poole, siis see visioon mitte lihtsalt ei nõrgene. See hakkab hargnema nagu odav kampsun pärast rasket pesu. Ja kuvand on oluline. Võim pole ainult tankides ega rahas, vaid usaldusväärsuses. Pärast Süüria ja hiljuti Venezuela kokkuvarisemist on usaldusväärsus vajumas põhja. Kui Moskva taandub ja jätab oma visiooni ja liitlased hätta,
muutub tema kuvand. Iga kord, kui ta riski väldib, seatakse tema usaldusväärsus kahtluse alla. Ja iga liitlasega, kes komistab, näib Venemaa üha isoleeritum. Miks siis mitte tegutseda Iraanis julgelt? Põhjused on selged. Esiteks, sõjaline reaalsus. Ukraina sõda nõuab palju ressursse, vägesid, suurtükiväge, rakette, droone ja rahastust. Teise rinde avamine nõrgestaks peamist rinnet. Teiseks, majanduslik pinge. Sanktsioonid on Venemaa majandust survestanud, vähendades paindlikkust. Välismaised sekkumised on kulukad ja kurnavad kiiresti reserve. Lisaks on eskalatsiooni oht. Otsene vastasseis Ameerika Ühendriikide või Iisraeliga Iraani pärast kätkeb endas ohte, millega Moskva ei pruugi olla valmis silmitsi seisma. Tulemuseks on muster, mida liitlased suudavad kergesti lugeda. Venemaal on endiselt jõudu, tal on endiselt relvi, ta mõjutab endiselt sündmusi. Tema eksimisruum on väiksem kui varem. Iraani destabiliseerimine ei alista Venemaad üleöö, kuid piirab Moskva tegutsemisruumi. Kui see ruum kitseneb, näevad liitlased partnerit, kes räägib karmilt, kuid kõhkleb, kui hind tõuseb. See mulje on laastav. See jätab Venemaast mulje kui ebausaldusväärsest ja üha enam isoleeritud riigist, kes ei suuda liitlasi kaitsta. Pikalt kestvates konfliktides on isolatsioon ja kahtlused sama ohtlikud kui kaotused lahinguväljal. Need õõnestavad usaldusväärsust, nõrgendavad liite ja muudavad iga sammu raskemaks. See ongi Iraani kokkuvarisemise sügavam hind Moskva jaoks. Ta ei kaota mitte ainult partnerit, vaid ka teiste tähelepanelikult jälgivate usalduse. Iga liitlase kaotus nõrgestab Venemaa väidet olla usaldusväärne vastukaal läänele. See pole aga ainus, mida Venemaa kaotada võib, kui tema liitlane kokku variseb. NAFTA on selle konflikti keskmes ja Iraani kokkuvarisemise mõju USA ja Iisraeli rünnakute all ulatub otse Venemaa tulevikku. Rünnakud muutsid piirkondliku konflikti ülemaailmseks energiakriisiks, millele naftaturud kohe reageerivad. Rünnakutele vastuseks on Iraan ähvardanud häirida laevaliiklust Hormuzi väinas, mis on kitsaskoht umbes 5% maailma naftakaubandusest. See on tõstnud Brenti toornafta hinda üle $1 barreli eest, mis on suurim ühepäeva tõus pärast 2022 aasta Ukraina sissetungi. Kauplejad ei oota olukorra eskaleerumist. Näed arvestavad selle hinnas, nagu ostaksid lisa popcorni, kui film muutub pingeliseks. Ka võimalus ise tõstab kindlustusmakseid ja muudab laevateed hapraks. Moskva saab hinnatõusust lühiajalist kasu, sest iga barrel toob rohkem tulu ka sanktsioonide all, kuid pikaajaliselt olukord muutub juba. Iraani eksport langes jaanuaris sanktsioonide tõttu 1,39 miljoni barrelini päevas ning taristu kahjustused võivad seda veelgi vähendada. See piirab ülemaailmset pakkumist ja hoiab hinnad kõrgel, mis soodustab Venemaad. Kuid kriisid arenevad. Kui valitsus pärast rünnakut stabiliseerub ja taas liitub turgudega, taastuvad ka kaotatud barrelid. Kui see juhtub, suunduvad need peamiselt Aasiasse. Nii tekibki surve Moskvale, sest Venemaa sõltub nüüd tugevalt Hiinast ja Indiast pärast seda, kui Euroopa kärpis 2022. aastast importi üle 80%. 2026. aasta jaanuaris tarnis Venemaa Hiinasse rekordilised 1,86 miljonit barrelit päevas, ületades Saudi Araabiat ja saades suurimaks tarnijaks. Indiasse tarniti päevas 1,12 miljonit barrelit, mis on 3 aasta madalaim tase. Kui Iraani toornafta jõuab uuesti turule, kasvab Aasia rafineerijate mõju. Pakkumise kasv toob karmimad läbirääkimised, suuremad allahindlused ja väiksemad Venemaa kasumid. Nii et see, mida me näeme, on kahefaasiline šokk. Lühiajaliselt hinnad tõusevad järsult ja Venemaa saab sellest tõusust kasu. Stabiilne Iraan võiks tulevikus haarata turud, millele Moskva toetub. Sama konflikt, mis täna tulusid suurendab, võib homme Venemaa positsiooni nõrgendada, nagu lahingu võitmine, kuid sõja kaotamine. See on strateegiline risk. Nafta jääb Venemaa peamiseks valuutaallikaks 2025 aastal. Eksporditakse umbes 238 miljonit tonni, mis on sarnaselt eelmisele aastale, hoolimata sanktsioonidest. Majanduslik stabiilsus sõltub hinnatasemest ja turuosast Aasias. Kui Iraani areng muudab neid voogusid, võib Venemaa ajutiselt rohkem teenida, kuid peab klientide hoidmiseks rohkem pingutama. Iraani sündmused ei raputa vaid Lähis-Ida, vaid muudavad juba maailma energiatasakaalu ning Moskva võib mõista, et kõrgemad hinnad on vaid üks osa probleemist. Samal ajal on oluline märkida, et Venemaa sõjaline jõud on oluliselt nõrgenenud ning nüüd tulevad hundid saaki jahtima. Millest ma räägin? Venemaa sõltub Iraani loodud relvarühmituste võrgustikust Süürias, Iraagis ja Liibanonis. Iraan rahastas, relvastas ja koordineeris neid rühmitusi aastaid, luues mõjusfääri, mis ulatus üle ametlike riigistruktuuride.
Hezbollah oli nähtavaim, kuid paljud väiksemad relvarühmad mängisid taustal olulist rolli. Venemaa jaoks pakkus see võrgustik kaudset mõjuvõimu ilma vajaduseta paigutada kohale suuri hulki omaenda vägesid. See oli odav viis mõjutamiseks. Kui Iraan destabiliseerub, rahastamine lõpeb ja juhtkond kilustub ja lojaalsused murenevad, ei suuda Moskva süsteemi asendada ega samas mahus rahastada. Moskva olukord muutub keerulisemaks, kui Iraani relvarühmitused killustuvad ja jõudude tasakaal Süürias nihkub. Venemaa baasid Himaimimis ja Tartuses võivad küll alles olla, kuid ilma Iraani käsilaste kohalolekuta nende ümbruses tunduvad need eelpostid palju haavatavamad. See avab võimalusi teistele ja tõenäoliselt tegutseb esimesena Türgi. Ankara peab juba ammu Põhja-Süüriat oma julgeolekutsooni osaks. Türgi korraldab seal sõjalisi operatsioone kurdi rühmituste vastu ja tegutseb vajadusel üksi. Kui Iraani kokkuvarisemine nõrgestab relvarühmitusi, kes ohjeldasid Türgi mõju, peab Venemaa Süürias silmitsi seisma tugevama Türgi mõjuga. See tähendab suuremat survet Moskva varustusteedele, rohkem konkurentsi kohalike rühmituste mõjutamisel ning vähem manööverdamisvabadust, samuti Iraagis ja Liibanonis. Iraani käsilased ei olnud vaid Teheraani tööriistad, vaid andsid Venemaale ka kaudset mõjuvõimu. Rühmitused kaotavad rahastust ja ühtsust. Türgi ja Pärsia lahe riigid saavad rohkem mõjuvõimalusi. Venemaa, mis on seotud Ukrainas ega suuda rahastada asendajaid, leiab end välja tõrjutuna piirkondadest, kus tal varem oli kaudne mõju. See ongi tõeline oht. Iraani kokkuvarisemine ei võtnud Moskvalt vaid odavat mõjuvõimu. See kutsub rivaale nagu Türgi sekkuma, mõjukaarti ümber joonistama ja katsetama, kui palju Venemaa suudab tegelikult ilma Teherani toetuseta säilitada. Venemaa seisab silmitsi tõsise piiranguga. Ukraina, kus sõda kulutab iga päev vägesid, varustust, raha ja poliitilist tähelepanu. Vähe on ressursse Süüria tugevdamiseks või Iraani jäetud tühimiku täitmiseks. Kui Moskva püüab tühimiku täita, riskib ta oma jõude veelgi enam killustada. Kui ta taandub, tõlgendavad partnerid ja rivaalid seda nõrkusena. Mõlemal valikul on oma hind. Kokkuvõttes tähendab Iraani kokkuvarisemine, et kaob see tugistruktuur, mis võimaldas Venemaal Lähis-Idas jõudu näidata ilma kogu koormat ise kandmata. Baasid jäävad alles, kuid neid on raskem kindlustada. Relvarühmitused jäävad alles, kuid nad on vähem ühtsed. Ja kuna Ukraina kurnab ressursse, on Moskval vähe võimalusi kohaneda. Moskva kohalolek piirkonnas püsib, kuid ilma Iraani toetuseta tundub see piiratum, hapram ja palju vähem jätkusuutlik kui varem. Venemaa käed on lihtsalt seotud, kui on vaja täita Iraani võimuvaakumit. Sõda Ukrainas neelab iga vaba rubla, sõduri ja raketi. Moskva ei saa avada teist rinnet ega rahastada käsilasi nagu Teheran, ilma end murdumispunktini viimata. See polnud kunagi lojaalsusel põhinev partnerlus. Analüütikud nimetasid seda ammu tehinguliseks. Venemaa sai droone ja tehnilisi nippe sanktsioonidest mööda hiilimiseks ja strateegilisi eluliine, kuid kui Teheran on tõsises ohus, jääb Kreml kõrvaltvaatajaks. See vaakum loob võimalusi teistele ja Hiina on juba liikumas sisse kui ettearvamatu tegija. Peking mõistis rünnakud hukka, nimetades režiimi muutuse provokatsioone vastuvõetamatuks, aga see mängib pikemat ja targemat mängu. Iraan saatis juba aastal 2025 üle 80% oma naftast Hiinasse ning killustatud Teheran suurendab seda sõltuvust veelgi. Odav tornafta, infrastruktuuritehingud ja vahendamine aitavad Pekingil mõju laiendada ilma sõduriteta. Kui Venemaa kaugelt vihastab ja kaotab mõjuvõimu, võtab Hiina vaikselt üle mõjuruumi, mille Moskva aitas üles ehitada. Vastandlikkus ei saaks olla teravam. Venemaa passiivsus näitab nõrkust just neile liitlastele, kes varem tema toetusele lootsid. Samal ajal kui Hiina tugevneb Khamenei järgses Iraanis. Lühiajalelt annavad kõrgemad naftahinnad Putini eelarvele tõuke. Pikas perspektiivis hakkab see multipolaarne maailm, mida Putin meelsasti müüb, nägema välja palju vähem kui ühine visioon ja rohkem nagu Hiina mäng, kus Venemaa on kõrvale tõrjutud. Nii et lõppkokkuvõttes pole tegelik küsimus enam see, kas Venemaa variseb homme kokku, nüüd kui Iraani sõbralik režiim on langenud, vaid see, kas ta suudab pidada pikka sõda, kui tema operatiivsed ja strateegilised eluliinid kuluvad. Iga tarneahel, liitlane ja koridor on praegu tähtsamad kui kunagi varem. Panused pole Moskvale kunagi selgemad olnud. See on murdepunkt. Iraani kokkuvarisemine ei lõpeta sõda, kuid muudab seda. Venemaa eksimisruum väheneb ja iga väärsamm põhjustab suuremaid tagajärgi. Sõjalised, majanduslikud ja geopoliitilised niidid põimuvad, võrgustikud tihenevad, surve kasvab. Ja soissõda, mis on pikk ja kurnav, peetakse kitsamates tingimustes kui kunagi varem. Lähis-Ida jälgib.
Teherani, Damaskus, Ankara, Ar-Riyadi ja Jeruusalemma režiimid teevad ümberarvutusi. Moskva kaalutletud reaktsioon kriisides pole enam abstraktne, vaid elav näide. Venemaa reageerimine või mittereageerimine mõjutab kogu piirkonna otsuseid.